Tere! Luuleketi lõpp on avaliku kohtumise algus. Tere tulemast avalikule kohtumisele lüürilise minaga ja meid ootab järgmise umbes nii tunni aja vältel ees poeetiline ühismõtisklus luule olemasolemise viisidest meid ümbritsevas tegelikkuses, kirjanduse ja kultuuriloos, aga ennekõike mõistagi meie kõigi südames. Alustan küsimusest. Mis on ülepea luule? See on väga lihtne küsimus. Sest luule, nagu me teame, on vabadus, luule on igavik, luule on vastuhakk, luule on Eesti, Eesti on luule, luulel on tõde, luule on äärmus, eksperiment, takistus, tõrge, luule on keskpaik ja kodu, luule on armastus, luule on tulevik ja just sellelt vaatepiirilt kutsume teid omalt poolt rännakule Eesti luule klassikas, rännakule tegelikult ühe luuletuse radadele või siis ühe luuletuse maastikule, suurejoonelisele, lumivalgele, tuulejälje, soonelisele. Igatahes. Luuletus, mille maastikel hakkame täna rändama, koosneb 3 salmist. Esimene neist on lihtne looduskirjeldus, mis enamikule siin viibijaist on tuttav juba lasteaiast. Teises salmis leiab aset pööre, siinpoolsust ja sealpoolsust, sisemist ja välimist hakatakse järk-järgult kokku viima, ühendama. Ja viimases salmis, nagu Eesti luules üldiseltki kombeks, leiab aset järjekordne pööre, tähelepanu pöördub väliselt sisemisele, lausuja pöördub iseenda poole. Millega ja kellega me selles luuletuses kohtume? Siin on näiteks kordus, siin on isikustamine, metafoor, metonüümia, siin on sümbol, retooriline pöördumine. Ja selle luuletuse saatel võiksime minna rännakule, lükkame vette, karaveellid, galeoonid, galeerid, galeassid, korvetid, fregatid, parklaevad, prikid, brigantinid, kutrid, jahid, praamid ja nii edasi. Ja küllap ootab rännaku lõpus meid pingsalt juba lüüriline mina ise. Ja olgu öeldud, et avalik kohtumine tõukub lihtsast, aga igavikulisest arusaamast. Nimelt luule loob meid samamoodi, nagu meie loome luulet. Luulest ja igavikust kõneleb Viivi Luik. Palun. Tere kõigile. 5 minuti jooksul selgeks teha, mis on luule, on muidugi võimatu, aga ma ütleksin veel lühemalt. Luule on elu. Luule on see meie igapäevane elu, mida me elame sünnist surmani ja paratamatu on, et see hõlmab kõike, mis üldse olemas on, luulet, kunsti, kogu kultuuri. See ongi meie elu ja me ei saa seda kildudeks lüüa, ei saa öelda, et täna laupäeval räägime luulest, aga homme elame lihtsalt oma elu. Luule on see niit, mis kõike läbib. Kultuur on see niit. Ja viimastel päevadel olen ma palju lugenud Ilmar Laabani luuletusi. Olen nad uuesti leidnud raamatust Ankruketi lõpp on laulu algus. Ja need on ajastu täpne kujutamine 40. aastate algus sõda ja 50. Ja mingis mõttes saaks Laabani siduda Alliksaarega, sest nad mõlemad on olnud luuletajad, kes luuletasid puuris. Alliksaar siinpool raudset eesriiet, Laaban teisel pool ja kokku nad Alliksaare eluajal ei saanud kunagi, kuid nad väljendasid siiski üht ja sama asja.
elu ja aja vaimu. Ja kui ma tohin, siis ma loen lõpetuseks, selle 5 minuti lõpetuseks, mõnerealised Laabani luuletused, mis väljendavad sõda, aja vaimu, täna samuti nagu siis. Viilipuru. Üks maha kriipsutet sõna teise järel. Küll on must ja luine see lõputu rand, kus kummulipaatide all magavad kristallsed naised. Heita meelt, nagu heidetakse täringut. Juuli 1941 Tartus. Tolmusele taevale silmavee vikerkaar ilmunud ühendama surijaid joobnuiga. Kivi taldrikul, akna taga näljane sangar, haakristi kisat kurgus kinni. Kõigil lukkudel peegelduvad surmamaastikud, nende soojad ja õõnsad kaljud, nende ülerahvastet linnad, nende kaunid ja madalad puud, nende magedad ookeanid. Võtmeil ei peegeldu midagi. Jahe, verine, täpne, kevade masinavärk. Aitäh! Aitäh, Piibi Luik! Ja sellest kõnest aimdus, et luule määrab kõige sügavamal tasandil meie reaalsustaju. Ehk siis enne luulet ei ole mingit tegelikkust ega mingit mind selle tegelikkuse sees, aja ees või all on igavik ning luule võrsub igaviku väljalt. Ja mõistagi võite kohe küsida, kuidas siis nii? Kuidas see igavikulisus luules ikkagi avaldub? Võtame siis meie luuletuse esimese salmi. Kõik teavad seda. Seal on kokku 4 erinevat sõna, millest üht korratakse 4 korda. Ühesõnaga, lumehelbeke, tasa-tasa, liugleb aknale, tasa-tasa. Mõtleme esimesele sõnale. Lumehelbeke. Võime kujutada ette lumesadu. Siin on keegi, kes keskendub ainult ühele helbele, mis oma kerguses on ise juba nii aeglane, et on aeglus ise. Ja seda aeglust rõhutab iseäranis diminutiiv, vähendussõna, lumehelbeke. Ja, aga seejärel luuletus aeglustub veel. Ning lumehelbeke viibib veel, ta liugleb aknale ja mitte ainult ei liugle, vaid teeb seda väikses väetis vaikuses. Ta liugleb ju tasa. Ning tasa järel tulevad 3 punkti ja need venitavad vaikust veelgi. Lumehelbeke aeglustub igavikku välja. Ja igavikku ei nähta ju kunagi lärmakana. Nii, aga milline on maailm, milles lumehelbeke liugleb? Kas meil on mõtet küsida, kus või kunas see aset leiab? Sest siin pole ju ühtegi märki, mis ütleks, kus või kunas. On ainult aken ja akna pealne. Nii, ja kui te olete nii lahked, siis võiksime teha väikese sellise sotsioloogilise eksperimendi. Kujutame ette lumehelbekese liuglemist ja loodetavasti teil on käes ka luuleraamat või kui ei ole, siis piisab käest ja teeme lihtsalt paar sellist sissejuhatavat küsimust. Et kõigepealt palun tõstke luuleraamat või käsi kõik need, kes arvavad, et on päev, et lumehelbeke langeb päeval, et on valge. Märten, Perke ja Perka. Olgu. Suur tänu ja võiksite käe tõsta kõik need, kes arvavad, et on öö või on pime. Härra Veidemann, Krull, Iivi Luik, isegi Roomet Jakapi. Selge. Nii, suur tänu. Aga kes arvavad, et see, kes lumehelbekese langemist vaatab, asub siseruumis, et ta vaatab seestpoolt väljapoole? Umbes natuke rohkem kui pooled, jah. Krista Aru näiteks arvab, jah. Ja proovime siis uuesti. Kes arvavad, et vaatepunkt on väljaspoolt, et vaadatakse väljast sisse? Aga ta vahepeal, jah, olgu.
natuke vähem. Siis võiksime muidugi edasi küsida, võiksime küsida näiteks, kui kaugelt lausuja vaatab, missuguse fookusega, kas tal on soe, külm, meeleolu on rõõmus või kurb ja nii edasi. Niisiis selles aegruumilises ebamäärasuses ongi iga isiklik, subjektiivne, üksik alati ka üldine, ajaülene, igavikuline, üleilmne. Aga 2 küsimust me esitaksin veel. Nii, palun tõstke käsi või kaasa võetud südamelähedane luuleraamat, kui te olete kunagi seda luuletust Lumehelbekest lugenud jõuluvanale. Umbes veerand. Aitäh. Ja viimane küsimus, kes arvab, et see on kõige tuntum Eesti luuletus? Isegi Alvar Loog arvab seda. Karolina Pihelgas. Aitäh. Eestist ja luulest, Eestist kui luuletusest me järgnevalt kuulemegi. Kõneleb professor Rein Veidemann. Palun. Armas rahvas, Eesti kui luuletuse esimene värss pärineb Henriku Liivimaa kroonikast. Saarlased kimbutavad seal Koiva jõe kaldal üht sistertslastest munka, ei saa ka aru tema ladinakeelsest palvest ja kostavad selle peale laula, laula pappi. See trohheustest koosnev fraas on ka esimene eesti keele mälestusmärk. Niisugune on ka kogu meie regivärsiline rahvalaul kvantiteerivas neljajalgses trohheilises värsimõõdus koos algriimi ja mõtteparallelismidega. Näeme seda tuntud lauludes nagu Laula, laula suukene, oleks minu olemine. Läheb sajandeid, mil romantismi tuules saab eestigi poeetilise kuju, tuleb Kristjan Jaak Peterson oma igaviku nõudega eesti keelele, tuleb Johann Voldemar Jansen, kelle 1857. aasta juunis ilmunud Pärnu Postimehe eeskava on kirjutatud värssides ning algab pärisnimelise pöördumisega lugejate poole. Tere, armas Eesti rahvas! Ja Janseni kõrval seisab tema tütar Liidia ning ütleb luuletuses Vanemuise riik, et selle riigi andeks olevatki laul. Ja seejärel leiame Juhan Liivi pärgamas oma olemasolu luules Eestit lillesidemega. 20. sajand avaneb eestlastel ikka esmalt luule läbi, alates Gustav Suitsu Oma saarest, üle Underi sensuaalsuse ja Alveri paatose, nooreestlaste ja arbujate Eesti kujus, kulmineerudes Vaarandi, Rummo, Kaplinski, Runneli, Luige, Traadi, Tungla, Viidingu, Kareva ja kümnete teiste luuletajate loominguga, ulatudes uude sajandissegi. Doris Kareva on Eesti 100. sünnipäevaks 2018. aastal ühtede kaante vahele koondanud erinevatelt loojatelt 400 luuletust pealkirja all Eesti tunne. Nõnda ta ütlebki raamatu tagakaane tekstis, et Eesti lugu on läbi luule põimitud kirivöö, kinnitades minugi äratundmist, et Eesti on ennekõike üks värssideks ja salmideks hargnev luuletus. Ja selles luuletuses on tähtsal kohal riim. Olgu see algriim runodes, sise- või lõppriim, olgu see ird- või mõtteriim või homonüümiline riim, et näiteks kui ütlen, olen süüdanud tuled, siis tean, sa kindlasti tuled. Jaan Kross on küll võrrelnud riimitud värssi laevasõiduga Jõgepidi, vabavärssi aga meritsi, ent lauluks tõusnud ja lauluna jäädvustuv luuletus nõuab riimi. Sest riim on sild ootuste ja ennustatava või üllatava vahel. Riim on üks eriline korduse liik, korraga nii tagasivõttev, ümberütlev kui ka edasiviiv. Riim on keele igiliikur. Riimid on keele randuvad lained, kandes endaga igaviku ookeani hääli. Võiksime öeldagi siis, et Eestina istume mere ääres, selja taga metsaviirg, ees aga taevaga riimuv
või sellesse sulanduv silmapiir. Tänan. Aitäh! Ma jään siin mõtlema Rein Veidemanni kuulates, et küllap peaaegu kõik eestlased teavad lumehelbekese luuletust. Mõni arvab muidugi, et see on selline naiivne lasteluule. Mõni peab neid värsse tunnistuseks Juhan Liivi geniaalsusest. Aga selle luuletuse tundmine on eestlase põhiolemuses. Nii et kui utreerida, minna veel kaugemale, võiksime öelda, et eestlane kui niisugune on kokku pressitud ühte liugleva lumest helbe kristallstruktuuri. See ainuline lumehelbeke, mis on ühtlasi kõik lumehelbed ja veel muidugi palju enamat, liugleb aknale iga hetk, kui me luuletust loeme. Kui me neile värssidele mõtleme. Ehk siis lumehelbeke liugleb alati. Aga kunas ta liuglema hakkas? Millal algas liug? Vastus pole nii ilmne, aga see on meie nina all tegelikult olemas. Lumehelbeke pole liugu mitte kunagi tegelikult alustanudki, sest ta on alati juba liuelnud, alati juba viibinud. Ja selle kaudu võime astuda aegruumi, kus viibivad meie esivanemad, järeltulevad põlved, võime astuda puhtasse müütilisse aega, müütilisse mõõtmesse, sest lumehelbeke, nagu me teame, langes juba siis, kui kivid olid veel kerged. Kõneleb Hasso Krull teemal luule ja tõde. Aga Hasso, sa võid küll üles tulla. Tervist kõigile. Mul on siin 8 teesi teemal luule ja tõde. Ma loodan praegu siin selle küsimuse lõplikult ära lahendada ja usun, et kõik saavad sellest jutust ühtemoodi aru. Kui kellegile jääb midagi arusaamatuks, siis siin praegu küsimuste vooruks aega ei ole, et hiljem õhtul pärast suurt luuleõhtut salongis võite minu poole pöörduda. Esiteks, tõde ei saa välja öelda. Teiseks, kui tõde saaks välja öelda, siis ta oleks seal väljas, mitte siin sees. Kus tõde siis oleks? Kuidas me ta veel üles leiaks? Tõde läheks kaotsi. Risk oleks liiga suur. Kolmandaks, kui tõde ei saa välja öelda, siis ei saa teda ka välja rääkida. Kui me tõe välja räägiks, läheks ta kaotsi. Ja selleks, et seda ei juhtuks, jääks ainult üks võimalus, tõde uuesti sisse rääkida. Neljandaks. Aga tõde saab sisse rääkida ainult siis, kui ta on alles, kui ta on meie juures, kui ta on meie enese tõde. Kui ta on tõde ise tõde, nii et me pole tõest väljas, vaid oleme tõe sees, tõe enese tõe sees ja sel juhul võib hõlpsasti juhtuda, et kui tahame tõde sisse rääkida, võime ennast sisse rääkida. Kuidas siis endast veel välja saada? Kuidas tõde endast välja saada? Viiendaks. Kui see kord on juhtunud, ei saa me tõde enam kunagi endast välja. Välja arvatud ühel tingimusel. Me peame ka ise välja minema. Peame ise endast välja minema ja tõe endaga kaasa võtma. Et olla siis koos tõega seal väljas. Olla kohe tõega endast väljas. Kuuendaks. Aga sellega on nõnda, et see ei lähe läbi. See ei lähe meil läbi, sest me olime tõe sees, tõe enese sees, ise tõde või tõde ise, kui nii võib öelda ja alati võib öelda, juhul kui tõesti tahame tõde öelda ja mitte valetada ühe sõnaga, me ei saa minna läbi, ei saa minna tõest läbi, enesest läbi, tõest enesest läbi, sest kui see kõik läheks läbi, kui tõde tõesti läheks läbi, siis olekski kõik läbi. Me oleksime ise läbi,
ja tõde oleks ise läbi, oleks nii-öelda omadega läbi, tõde olekski läbi ja me oleksime omadega läbi. 7. Aga seda ei saa olla. Tõde ei saa kunagi läbi olla. Tõde ei saa kunagi läbi saada, ta ei saa omadega läbi saada ja ka meie ei saa omadega läbi saada. Me ei saagi enesega läbi saada, sest me ei saa ju tõe enesega läbi saada. Olge tänatud, kõik head jumalad ja esivanemate vaimud. Tõde ei saa kunagi läbi saada. Meie ei saa kunagi läbi saada. Meie ei saa kunagi tõe enesega läbi saada. Tõesti, meie ise ei saa tõega meie enesega, tõega enesega kunagi läbi saada. Halleluuja! 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 Kaheksandaks, muide see ei ole tegelikult viimane tees, 8 tuleb veel. Aga ärge veel rõõmustage, ristirahvas. Ärge isegi teie rõõmustage, ristita rahvas. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, me ei saa läbi saada. Ei saa tõega läbi saada. Ei saa tõega läbi minna. Aga me saame veel üht. Me saame kukkuda. Me saame läbi kukkuda. 9. Tõega me saame läbi kukkuda. Tõe enesega läbi kukkuda. Tõest enesest, kui nii võib öelda, läbi kukkuda ja seega tõest välja kukkuda. Tõesti tõest enesest tõega välja kukkuda. Oma läbi kukkunud tõega tõest enesest välja kukkuda. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, nii võib see välja kukkuda. 10. Ja siis me ei saa enam midagi öelda. Ei saa enam midagi välja öelda, sest kõik on juba välja kukkunud. Niimoodi on see kord juba välja kukkunud. Oi, halleluuja, kas sul tõesti oli esihindest halle, et see niimoodi välja kukkus, et see niimoodi läbi läks. 11. Aga oot, ärme veel kiirustame, ärme veel kuhugi kiirustame, kui see ikka läbi läks, kui tõde ikka tõesti läbi läks. 12. Siis pole meil ju häda midagi. Meil pole häda midagi. Teil pole häda midagi. Tõel pole häda midagi. 13. Tõde sai välja öeldud. Ta kukkus läbi. Me läksime enesest välja, tõesti enesest välja. Meie tõde kukkus läbi, kukkus tõesti läbi, koos meiega läbi. Aga kus ta nüüd siis on? Ta on seal, kus ta välja kukkus. Meie juures ta välja kukkus. Ta on meie juures. 14. Meie tõde on meie juures läbi läinud. Meie juures välja kukkunud ja see on ka välja öeldud. 15. Me ei olegi ennast sisse rääkinud. Me oleme nüüd ennast välja rääkinud. Enesest välja rääkinud. Tõest välja rääkinud. Tõest enesest välja rääkinud. Tõe juurde rääkinud. Ja 16. See tähendab, et me võime veel rääkida. Võime veel juurde rääkida. Võime tõde veel juurde rääkida. Võime tõde veel juurde luuletada. Võime tõde ise juurde luuletada. Nii palju kui kulub, kuni tõde ise ära kulub, kuni luule ise ära kulub. Küll see meile ära kulub. Just nii saavadki kokku luule ja tõde. Aitäh! Hasso, oota natukene, meil on sulle üks väike kingitus ka.
Aitäh, Hassu. Ühesõnaga, me ei loe kunagi ühte luuletust. Loeme mõistagi kõiki luuletusi, kõiki tekste, millega ma oleme varasemalt kokku puutunud ja muidugi osakest nendestki, millega ei ole. Seega, iga kord, kui me loeme mõnd luuletust, näeme mõnd fraasi või sõna, kohtume mõne inimese, looma või linnu, kadaka või puu juurega, tagurpidi redeli või musta värvi laega, on selles kohtumises kübeke lumehelbekest. Jõuame kummalisse surmasõlme. Igaüks loeb lumehelbekest oma maailmapildi horisondilt, aga selle horisondi kuju, asukoha ja mõõtmed on kehtestanud lumehelbeke ise. Nii, läheme edasi. Luuletuse esimese salmi lõpuks jõudsime aegluse, viibimise, vaikuse otsani ja näib, et siit enam edasi, siit veel kaugemale ei olegi võimalik minna. Mis saab aga edasi? Nagu viibiks ta tasa-tasa, mõtles tulles ka tasa-tasa. Näib, et seal aegluse otsas on võimalik veel natukene pidurit vajutada. Nimelt tekib sellel, kes lumehelbekese langemist kõrvalt vaatab, tunne, et lumehelbeke viibib. Kas ta viibib ses mõttes, et jääb hiljaks, ei jõua õigel ajal pärale ja takerdub aegluse otsaski tasa-tasa, või viibib ta kohal olemise tähenduses, viibib vaataja lähistel, vagusi, viibib tasa-tasa. Nagu oleks ta õigeõrnalt olemas ja tunginud peale kauba veel vaataja mõttemaailma. Ühesõnaga, kui esimene salm seisnes lüürilises kirjelduses, siis nüüd hakkavad sisemine ja väline põimuma, aken ei jerista enam siin ja sealpoolsus täielikult, lumehelbeke viibib ja on enne aknale lähenemist jõudnud juba mõelda iseenda aeglusele, tasasusele. Vaataja ja lumehelbekese vaheline piir hakkab hägustuma. Lumehelbeke isikustub, saab hääle ja vaataja vaatab oma olemas olemist lumehelbekese kaudu. Mis saab edasi? Väga keeruline küsimus. Pole selge, kas lumehelbeke ülepea jõuab aknani välja või ainult läheneb. Kas ta jõuab pärale, muutub akna peal veeks, kaotab oma olemas olemise lumehelbekesena või ainult läheneb, jäädes iseendaks. Näeme, et võimalusi on igal sammul väga palju, aga luule ongi nende võimaluste katselabor, millest tegelikkus üldse saab sündida. Luulest ja eksperimentaalsusest kõneleb Tiit Hennaste. Я люблю смотреть, как умирают дети. Mulle meeldib vaadata, kuidas surevad lapsed. Nii kirjutas futurist Vladimir Majakovski oma luuletuses Mõni sõna minust endast 110 aastat tagasi, aastal 1913. Avangardism võib olla luule, võib olla elu, võib olla poliitika. Avangardism on suur segadus rongkäigus, nagu ütles Ilmar Laaban, keda Viivi Luik siin luges. See on lippude raputamine, see on endale võetud täielik vabadus. Selle kreedo on uuendamine iga hinna eest, aga selle kreedo on ka piiride eiramine, üle piiride minemine. Ja mitte lihtsalt üle piiride minemine. See on ka see, kui minnakse üle piiride ületamise piiri. Nii kaugele kui võimalik, nii kaugele, et paljud ei usalda kaasa tulla. See võib olla mõtete ja tegude piiri ületamine nagu Majakovskil või nagu kirjutas kunagi üle 30 aasta tagasi noor kivisildnik. Mul on kästud kusta teie kaevu. Aga see on ka minek üle sõnade piiri, kuni sõnad vabastavad ennast kasutaja tahtest ja hakkavad elama omaette elu, nagu Eesti klassikas Erni Hiire armluulus või armluules, ei tea me seda, mis algab nii kippe, rindari kippe ja vahepeal tulevad seal sõnad nagu škvaal, šmaal, aal. Või nagu Paul Eerikul, kus sõnad ja tähed hakkavad omavahel võitlema ja tähed ei lase enam sõnadel tekkida. Pea suu lahti, kui sajab, pea suu lahti, kui sajab
C, D, E, F, G, H, I, J, kui sajab C, D, E, F ja nii edasi ja nii edasi. Selle lõpp võib olla nii nagu Kalju Lepiku Must laul, milles tähed on sulanud kokku mustaks ristkülikuks. Umbes nii nagu Malevitši Must ruut või nii nagu mingisugune must põllulapp ja mille kohta Lepik ise ütleb, sest mõru mõtte puhul saab sõna otsa, jääb ainult must laik. Aga selle lõpp võib olla ka selline, et kõik tähed kaovadki ja jääb ainult valge leht, nii nagu Paul Eeriku saatja aadressis. Avangard oli alati aktsioonis ja provokatsioonis. Avangard oli alati rääkiv ja mõnikord röökiv. Avangard tahtis välja paista ja avangard tahtis raputada. Ka teksti puudumine oli avangardi jaoks tekst, seisukohavõtt, aktsioon. Ka sõnade puudumine oli lihaks saanud sõna ja mõnikord sõnaks saanud liha. Aga mingisugusel hetkel jõuab kätte ikka see hetk, kus ka piiride ületamise piirid on ületatud. Ja siis tulevad autorid, kes leiavad, et kirjutada tuleks nii, et see poleks mitte kellelegi vajalik. Et tekstil poleks tähtsus. Selle võiks ka joone all ära tuua, nagu kirjutas kunagi 30 aastat tagasi Hasso Krull. Tekst võib lihtsalt puudu olla. See võib olla nii, nagu oli Erki Luugi Olematu raamatu esitlus Olematutes Tartu trepikodades aastal 2005. Tartu Postimees kirjutas sel puhul. Raamatu autor on Erki Luuk ja pealkiri on Uudisteksti on tükitud 0 eksemplari. Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna juhatuse esimees Berk Vaher andis Olematu raamatu ja selle olematu tutvustamise kohta ülimalt napi kommentaari. Jutumärgid, koma, jutumärgid, ütles ta. Jutumärgid ja jutumärgid kinni. Vahepeal ei ole midagi. See ei ole enam avangard. Selle kohta võiksime ütelda, see on zero guard. Nii, milles saavad kokku 0 ja nullindad. Aga siis mingisugusel hetkel tuli ka see hetk, kui originaalsus kuulutati olematuks. Kui hakati rääkima sellest, et kõik tekstid on alati laenatud, kokku korjatud, kokku klopsitud, kokku varastatud, kõik võimalikest teistest tekstidest, nagu taas 30 aastat tagasi Kivisildniku sonetid, mille ta pani kokku rahvalaulu ridadest. Nüüd me jõuame selleni, et autor on selline mikrorevolutsionäär, kelle võib ka joone all ära tuua ja autor võib ka puududa lihtsalt. Seda on miskipärast nimetatud postmodernismiks. Ma ei tea miks. Minu arvates on see oleva luule taaskasutus, poeetiline rohepööre, kui nii võib öelda. Aga sellel teel on meil veel kaua ja kaua minna. Ja mina mõtlen, et kuhugi me oleme jõudnud sel hetkel, kui sünnib prügisukeldumise luule. Luule, mida luuakse teiste autorite poolt prügikasti visatud, aga veel värsketest värssidest. Aitäh, Tiit. Luule on ilmtingimata kõige intiimsem keelega suhestumise viis, sest siin usaldatakse keelel enesel kõneleda. Ja nii on luuletus lahutamatult kokku laulatatud keelega, millest on kirjutatud. Ja selles kõige põhimisemas mõttes on luule mõistagi tõlkimatu. Kuid see tähendab omakorda, et mõjus tõlkedegu on ühtlasi imetegu. Kuuleme Lume Helbekest 4 keeles, alustuseks läti ja friisi keeles. Loevad Kristjanis Zeldis ja Nick de Vries. Sniega pārslas krīt. Sniega pārslas krīt. Klusi, klusi. Pāri rūtīs līd. Klusi, klusi. Viegli izkust prot. Klusi, klusi. Tā vien domājot. Klusi, klusi. Kāpēc daudzās krūts?
Klusi, klusi, miers grib tevi gūt. Klusi, klusi. Terra. I'd like to do the poem in Frisian. Een lieds sneeuwvlokje. Een lieds sneeuwvlokje. Zachtjes, zachtjes. Druwt het ruut voorbij. Zachtjes, zachtjes. Als wacht het. Zachtjes, zachtjes. Als sprak het. Zachtjes, zachtjes. Mijn hart, waarom slacht het zo? Zachtjes, zachtjes. Vrede wacht het op die. Zachtjes, zachtjes. Aita. Aitäh! Muideks lumehelbekese võõrkeeles lugejaid on ühtlasi võimalik kuulata. Nad on kõik väga head luuletajad ja nad esitavad oma loomingut täna õhtusel luulepeol Lüürilise Minaga. Algab see kell 7 õhtul siinsamas kõrval Tartu Kirjanduse Maja kultuuriklubis Salong ja piisab, kui asuda teele mööda rippuvaid laevu. Nüüd kuuleme lumehelbekest Makedoonia ja portugali keeles esitavad Nikola Machirov ja Adelaide Ivanova. Една снегулка мала. Една снегулка мала, тивко, тивко, врз прозор се тркала, тивко, тивко. Чиниш нешто очекува, тивко, тивко. Чиниш в мисли истекува, тивко, тивко. Моето срце, зошто така čuka, tивко, tивко. Spokojstvo te čeka tuka, tивко, 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 tивко. Ajte, thank you. Floquinho de neve. Floquinho de neve, silêncio, silêncio. Passa pela janela, silêncio, silêncio. Como se o floquinho esperasse, silêncio, silêncio. Como se contemplasse, silêncio, silêncio. Por que bate o meu coração assim? Silêncio, silêncio. É paz o que te espera, silêncio, silêncio. Aitäh! Ja neid lugemisi kuulates hakkas tunduma, et isegi kui me keelt ei mõista seda keelt, milles luuletust lausutakse, siis heiastub lausutu helilises kõlas ikkagi keel kui midagi üldist ja universaalset, mis inimolemist põhistab. Nii ei tarvitse meil alguses küsida, mida see luuletus tähendab, ehk oleks targem lasta keelel endal kõneleda. See tähendab luulekeelel tegutseda, minuga midagi teha. Küsime hoopis võib-olla, mida luuletus teeb, kuidas luuletus tähendab. Ja vastame, luuletuse kõla ongi paljuski see, mida luuletus teeb ja tähendab. Aga kõlaga võib katsetada luule ja keele piirideni välja. Otsustage ise, kuidas paistavad need piirid keeles, milles Roomet Jakapi nüüd luuletust lausub. Roomet, palun. Huahaha. Huahaha. Ha-ha-ha. 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 Ủa?
Aitäh, Roomet. Nüüd võib vist öelda, et oleme rännakul jõudnud päris kaugele. Oleme õige pea valmis kohtuma Eesti kultuuriloo vaimuhiiglasega, täpsemalt siis lüürilise minaga. Tema näojooned on lumesajus hakanud välja joonistuma. Ja Roometi ettekanne sisendas, et sõnad ei tarvitse luules mitte üksnes emotsioone kirjeldada, vaid kehtestada need lugejas või kuulajas. Teisisõnu, minus, kõigis meis. Oleme jõudnud 3. salmini. Lumehelbekesel juuglemine jääb katki, sest lumehelbeke ja lausuja sulavad järk-järgult tasa-tasa kokku. On muutunud eristamatuks. 3. salm, tuleta meelde. Miks nii tuksud rind, tasa-tasa, rahu otsib siin tasa-tasa. Viimase salmiga pööratakse kõik varasem pea peale, pöördutakse iseenda poole. Miks nii tuksud rind, jah? Lüüriline mina vaatab nüüd ennast ja lumehelbekest kõrvalt pöördub südame poole, mis tuksub üha aeglasemas ja vaiksemas rütmis. Selgub, et lumehelbeke pole lihtsalt lumehelbeke, vaid metafoor, mis tungib inimolemise sügavaimate kihtideni. Aga mille metafoor see on, seda teab lüüriline mina. Selleks, et tungida inimolemise sügavaimate kihtideni, ei saagi kasutada tavakeelt, ei saa kasutada akadeemilist keelt, seda keelt, mille leiame paksude sõnaraamatute kaante vahelt. Selleks, et minu maailmapilt täna siin Tartu Ülikooli raamatukogu ees Juuri Lotmani valvsa pilgu all muutuks, selleks, et kohtuda lüürilise minaga, tuleb viibida kujundlikus keeles. Ka meie tavakeel võrsub surnud metafooride kalmistult. Luuletus, ka meile nii armas lumehelbeke, on tavakeele suhtes tõrge, häire, vastuhakk, nagu maanteekäänakul vedelev raibe, mida vaglad aplalt mugivad, või nagu raipehais lõõskaval suvepäeval. Luulest ja vastuhakust kõneleb Sveta Grigorjeva. Mis sest, et sellega on nii mõnigi kord võimalik päriselt haiget teha, pole sõna relv. Aga sõna ei pruugi olla tingimata ka relva vastand. Tihtipeale on mõelnud, et näiteks lugeminegi on omamoodi enesekaitse. Ja iga raamatuga, mida ma süvenenud läbi loen, see kaitse muutub lihavamaks, nõtkemaks, nüansseeritumaks ja miks ka mitte artikuleeritumaks. Ma võiks isegi öelda, et see enesekaitse on nagu loits, mis läheb iga järgneva läbiloetud raamatuga aina tugevamaks ja vägevamaks. Aga mille eest ma siis ennast kaitsen? Juba lapsest peale olen nii mõnikord kokku põrganud inimestega, kes on raskendanud mul mõelda mõeldamatut. Aga mitte seda mõeldamatut,
mida me oleme viimased 3 kuud uudiste ja sotsiaalmeedia vahendusel näinud. Selle mõeldamatu all, millest ma räägin, mõtlen ma miskit, mida võiks iseloomustada sõnapaariga teisiti olemine. Igasugune kunst ja kunsti tegemine on minu jaoks alati ka teatud viisil maailmas olemine. Kuigi kindlasti isepäine ja kohati ehk bravuurnegi, pole oma luule eesmärgiks peaaegu kunagi olnud esmalt, uskumatu küll, kedagi häirida ja välja vihastada. Oma luule eesmärgiks on pigem teatud viisil maailmas olemise edasiandmine ja teiseks selle olemise väestamine. Sestap on see minu lüüriline mina mu tekstides justkui transformer, digimuutunud supersveetaks, kes julgeb öelda öeldamatut, tunda tugevalt ja tundmatut, lahinal nutta või hüsteeriliselt naerda, tihti muide just enda üle. Keegi, kes julgeb keset udu minna ujuma Russalka taha, et hakata siis üks hetk rannikule tagasipöördumise asemel hoopis vales suunas avamere poole ujuma. Jällegi, see on nagu manamine, kummalisema maailmas olemise väljavõlumine, iseenda vägema versiooni esile kutsumine. Nagu Merineitsi, kes aga annab seekord ise endale hääle ja teeb mitte selleks, et printsi välja võluda, vaid ikka esmalt võluda ennast, endast välja, mujale, teise keskkonda, kujusse ja olemisse, kui see, kus ta algselt olema loodi. Sest kas pole see korraga imelik, et teie ees seisab keegi, kes on olnud kutsutud erinevatele huvitavatele üritustele muudkui kõnelema, nagu näiteks täna siin, vaid sellepärast, et ta on kunagi ammu kirjutanud naistikuid ridu. Kas ma mitte ei võlunud end läbi kirjutatuga täna siia? Ma ei jäänud sinna, kust ma tulen ja ma ei mõtle siinkohal Lasnamäge, ma olen endiselt seal. Ma mõtlen seda, et ma ei jäänud nendesse raamidesse, mida maailm, ühiskond, selle sees olevad võimustruktuurid ja normid minule ette nägid, sündides teatud kohta, teatud inimestele. Kui mu kogu, kes kardab Sveta Grigorjevat välja tuli, said mitmed inimesed väga pahaseks. Ja alguses ma mõtlesin, et küllap viga peitub sõnades, minu luules. Aga tänaseks olen suhteliselt kindel, et see, mille peale nii paljud kirjanduse korüfeed tegelikult solvusid, polnud niivõrd mu sõna, vaid tõik, et mina sain sõna. Sain hääle. Sündis merre, aga näed, ujus maismaale. See on see, mis neid tegelikult häiris. Ja häirib muide ka jätkuvalt, et tähendab, ma jätkuvalt saan muud kui sõna. Et sõna kuulub ka mulle. Avalikus sfääris või paberraamatu lehekülgedel ja mitte näiteks anonüümsete kommentaatorite lahtrites ja mõne muu peldiku seinal. Minu luule ükski mu ridases, mis sest, et tihti sõjakas, pole kunagi olnud vastuhakk. Aga fakt, et ma olen luuletaja, on. Ma sündisin tumma ja sabaga, aga sain hääle ja 2 jalga. Jah, sõna pole relv, aga ometigi on tal vägi kutsuda esile muutusi. Võime võluda meid välja tingimustest, mis tunduvad meile tihti ängistavate, lõplike, muutumatute jõudsatena. Jah, ka lendu lastult pole sõna relv. Ta pole kuul, mis mõjub koheselt, ühemõtteliselt ja tagasipöördumatult. Ja kuigi sõna võib luua nii mõnigi kord ka hoopis kaitsva loori, kui kahurid tulistavad, ei suuda ta meid ometigi päästa. Aga tihti on sõna ka miski, mis aitab meil edasi elada. Aitab meil mõelda mõeldamatut, võluda võimatut. Sestap sooviks ma lõpetada täna ka ühe väikese loitsuga. Loitsudega on muide selline lugu, et neid ei tohi sõnastada sedasi, et ma soovin või ma tahan, palun andke mulle. Tehke nii, et juhtuks. Et seda tuleb öelda sedasi, et ta juba on. Siis on suurem tõenäosus, et ta mõjub. Niisiis. On aeg, mil maailmas on kõige vägevamaks relvaks sõna. Ja ainsad pätlid, mida inimesed omavahel peavad, on värssides, riimides
ja räppides. Aitäh, Sveta. Niisiis, ma tulen lumehelbekese juurde tagasi. Esimeses salmis kirjeldatakse välistruumi, teises salmis pole lumehelbek enam ainiti looduslik nähtus välises ruumis, vaid muutub kellekski, saab inimlikke omadusi. Kolmandas salmis pöördutakse iseenda poole, iseenda sisse ja sel teekonnal jõuab luuletus olla korraga absoluutselt isiklik, täiesti universaalne. Ta tähendab igaühele midagi ainulist ja kõigile midagi ühist. Nüüd ongi paslik pärida, kes kõneleb luuletust. Kes vaatab lumehelbekese liugu, mis võib-olla jõuab aknani välja, aga võib-olla jääb lõputult aknale lähenema. Teisisõnu, kes on see mina, kes võib-olla leiab rahu, aga võib-olla ainult peaaegu leiab. Selleks, et jõuda lüürilise minani, tuleb kogu oma maailma kogemusega sukelduda siia ebamäärasesse aegruumi. Näha lumehelbekese liugu kas või palaval suvepäeval või kevadises vihmasajus. Tunda ise lumehelbekese viibimist, kuulda ise tema mõtteid ja mis kõige olulisem, nüüd tuleb pöörduda. Pöörduda iseenda poole, astuda luulesse sisse ja teha sinna omale kodu akna ja aknaklaasiga. Luules elamisest kõneleb Marju Lauristin. Tere, armas luulerahvas! Kui ma siin kuulasin enne mind tarku mehi kõnelemas, siis mul oli kohati niisugune tunne, nagu mu armsa kursavenna Andres Ehini värsis Teede labürindis tunnen den autobussina. Sest see labürint oli küll, jah, väga kõver ja keeruline. Ja autobussil oli selles väga raske leida seda teed sinna luule ja lüürilise mina juurde. Ja võib-olla seda teed ongi ka praegu mõnelgi raske leida, sest kõik kohad on täis värsse, kas see on luule või ei ole luule, kõik kohad on täis sõnu, kas see on keel või ei ole keel, kõik kohad on täis inimesi, kes teavad, et nad on minad, aga kas neil on ka lüüriline mina? Kõik on väga segane. Kõik oli palju lihtsam sel kaugel ajal, kui mitte Arno ei jõudnud isaga koolimajja, vaid meie Andres Ehiniga jõudsime ülikooli. See oli aastat 1958, jumal, sellest on möödas nüüd 74 aastat on, ma ei tea, võib-olla on jah 74, me olime 18 siis. Ja see on niisugune aeg, mida praegu nagu üldse ei mäletata, räägitakse kuldsetest 60-ndatest ja siis räägitakse Stagnast ja nii edasi. Aga ma julgen öelda, et see aeg, see 50-ndate lõpp, kus meie tulime siia Tartusse, oli tegelikult üks eriline aeg. See oligi tegelikult niisugune luulesse ärkamise aeg. 56 oli see aasta, kui hakkas see niinimetatud sula pihta tollases Nõukogude Liidus. Meie käisime siis keskkoolis. Enne seda oli niiviisi, et mingit lüürilist mina meil ei olnud, ei tohtinudki olla. Igasugune lüüriline mina oli apoliitiline, kosmopoliitiline ja sellega igatepidi vastane. Ja mida lüürilisem, seda hullem. Meil oli küll jäetud luulest tükikene, natukene Liivi, natukene Lermontovi, muidugi Smuul, nipet-näpet veel. Aga selles ei olnud võimalik elada. Ja siis hakkasid sellesse jäätanud maailma tekkima praod. Ja praodest hakkasid meile imbuma mingisugused väga sellised erutavad hääled.
Ja nagu ikka juhtuvad sellised muutused kogemata, neid ei saa ette ennustada. Näiteks kogemata juhtus nii, et ühel meie klassitüdrukul oli kodus vistnapuu kogu. Ja nüüd natukene vabamal ajal ei pidanud seda enam peitma kuskile, vaid laps võis seda lugeda ja ka kooli kaasa tuua. Ja muidugi terve meie tollase 7. keskkooli, mis me siis olime, 10. B-klass, haaras sellest õhinal, me kirjutasime vistnapud endale ümber ja kordasime ja lugesime vaimustusega, oo jumal, purjus jumalate okse. See tundus meile sellisel nõukogulikul taustal eriti esteetiline ja kaunis. Ja sama juhuslikult sattus minu kätte ka seesama Laabani kogu Ankruketi lõpp on laulu algus, mida siin täna alustuseks Viivi juba tsiteeris, mida valesti tsiteeris ennast, ta ütles, et nagu oleks Laaban midagi öelnud avangardismi kohta, ei üldse mitte. Kui ta ütles, et suur segadus rongkäigus, ütles ta mitte, et see on avangardism, ta ütles, see olen mina olen suur segadus rongkäigus. Ja seesama mina selle enese leidmise, enese nimetamise, enese kirjeldamise, niisugune nagu see erutus, see rõõm, see avastus, see oli hull, mis siis tekkis meil. Me lugesime seda sama Laabanit, me kirjutasime seda ümber, me teadsime seda peast, me tsiteerisime seda üksteisele tänaval kõndides. Ma nii hästi mäletan seda, see väga huvitav värss näiteks julgust hetkel, kui juhus vajub lahku, kui peegel ei heiasta enam. See oli midagi sellist, kust äkki avanes meile mingisugune lõpmatus. Aga tulles nüüd tagasi selle enese nimetamise juurde, selle juurde, et pärast seda, kui me olime pidanud pähe õppima Juhan Smuuli poeemi Mina kommunistlik noor, oli meile muidugi väga suur rõõm lugeda hoopiski midagi sellist. Ma olen kanatiib, mille on kullanud raju. Ma olen jäämäe öökuub ja köie tantsi ja nutt. Ma olen automootor, mis sõgib sipelgaid. Ma olen must lipp ahvipeos. Ma olen kogelev vanker linnude kraavis. Ma olen sülekoer käsigranaat. Ma olen Peipsist õhumullina tõusnud kell, mille osuteiks on hauge bussiga jälitav tint. Ma olen leineva ema rõve tants. Ma olen kevade viiludeks saetud kääbide. Mul on võlts habe külmast aurust. Ma olen välgus peegelduv koi. Ma olen kesköö harab taskust lumise revolvri. Merekohal tiirleb peeretavaid päikesi. Ma olen suur segadus rongkäigus. Ma olen mägi. Ma olen voorus. Ma olen tuul. Ma olen tigude müstiline selgroog. See oli tõeline äratus. Ja see oli see, mis tegelikult minu sügava äratundmise järgi teebki luulest luule. See vabadus, mille luule annab määrata, mõista, väljendada nii ennast kui maailma. See mänguvabadus, see lennuvabadus ja ka see kannatamise vabadus. Ja kui ma vaatan praegu neid armsaid noori inimesi, kes käivad kõrvalkapid kõrvades ja laulavad ingliskeelseid laule ja kui nad kokku puutuvad suure armastusega, kannatusega, pettumusega ja nii edasi, ei haara nad mitte vistnapuu, vaid psühhofarmakonide järele, siis ma väga loodan, et jälle nii sama ootamatult, kui see oli siis, kui meie siia tulime, äkki tekib ka kuskilt pragu ja sealt sisse hakkab voolama eestikeelse luulevägi. Ja see eestikeelse luulevägi on selline, mis haarab kaasa ja kus jälle
suur hulk noori inimesi tunneb, et see on koht, kus on parim olla ja elada. Kui seda ei juhtu, siis on mul hirm. Sest ükskõik, kui mitu protsenti oskavad riigikeelt, aga kui luulekeelt enam ei osata, siis tuleb öelda küll Hendrik Pisnapuu kurbade sõnadega: kirjatundjad, tõlkige mu kõne mõnele mu kadunud rahvalapsele. Aitäh, Marju Lauristin. Ma ei tea, härra Hennosta, et kas te soovite avangardi küsimusega polemiseerida hiljem? Jah. Nii, ma ise kõnelesin mõne päeva eest Roosiga Tartu Uue Teatri tagusel terrassil, rääkisime lumehelbekese luuletusest ja rääkisime sellest, mida Liivi lumehelbeke teeb, kas on rõõmus või kurb, kas väljas hakkab, ma ei tea, soe tunduma, külm tunduma ja nii edasi, kas siin on igatsust või surma. Ja näib, et kõik on võimalik, sest niivõrd palju oleneb lüürilisest minast, kas või vihmavee glasuuri all. Sest lüüriline mina, see olengi mina, kes ma luuletust loen, kui ma luuletust loen. Toome ühe väga hea näite, kõneleb Roosi Lillevere. Ma räägin teile ühe tõesti sündinud loo. Tavaliselt loen ma õhtuti enne magama minekut voodis raamatut. Ongi õhtu ja ma hakkan magama jääma. Lõpetasin just ühe krõnka lugemise ja panin raamatu käest. Toa keskel on voodi ja mina leban selle paremal pool, aknapoolsel küljel. Kohe voodi kõrval on laualamp, mis põleb veel. Mina olen teki all ja mul on soe. Minust mõne sammu kaugusel on aken. Õues on pime. Ma tean, et õues on hanged, aga lund ei saja enam. Ma pööran ennast ja vaatan akna poole. Kuigi on pime, näen, kuidas üks lumehelbeke langeb. Akna paremasse alla serva ja muutub seejärel veeks. Klaasi paremasse alla nurka tegib triip. On ainult üks lumehelbeke, mis langeb. Aga ta ei lange kuidagi pots, vaid aeglaselt, nagu lumehelbid ikka langevad. Ta liugleb. Tundub, et ta viibib, seega on olemas, aga selles ei saa kindel olla. Ma arvan nii, sest kasutatud on sõna nagu. Tillukese lumehelbekeses keskel on mikrosüda. Väike südameke ja lumehelbeke pöördub tema poole. Lumehelbeke räägib minuga. Kuulen peast tema häält. Ta räägib minuga mõttes, nii et mina olengi nagu lumehelbes. Ta pöördub oma südame poole, aga süda ei vasta. Miks? Sest süda ei taha vastata. Ma muutun veeks ja see ongi rahu. Aga lõpuks jään mina ikkagi inimeseks ja tema lumehelbekeseks. Mina olen nii voodis ja tema õues. Kõik leiab aset väga aeglaselt. Seetõttu on kasutatud palju sõna tasa. Kõigepealt on lumehelbeke tasa. Siis on tasa ka liuglemine. Siis on tasa tema olemine. Siis mõtleb ta tasakesi mitte valjult. Siis tuksub süda, aga ikka tagasakesi. Lõpuks otsib teda rahu, aga rahu otsib samuti tasakesi, vaikselt. Joosep ja Eliise arvasid, et see luuletus on kodutundest, surmast, igatsusest ja ilusast kurbusest. Minu arvates on see lihtsalt huvitav luuletus, mis on nii kurb kui ka rõõmus. Õppisin selle pähe ja kavatsen järgmistel nädalatel ühe korra seda luuletust lugeda. Iga nädal üks kord. Krimkad on muidugi palju huvitavamad. Seal juhtub rohkem huvitavaid sündmuseid.
Roosi juhatas meid päris lähedale lõpp-punktile. Ehk siis me oleme loonud luulest pisikese maastiku, aga asja mõte pole maastikku vaadata, asja mõte on ikkagi olla maastik, suurejooneline. Ja just sellest olemisest vaatab vastu lüüriline mina. Niisiis võiks küsida, kuidas olla maastik. Kujundite kujustamisest pole mitte mingisugust kasu. Kujundit ei saagi kujustada. Tühi töö. Kogesime, kuidas lumehelbekest lugedes ei loe me keegi sedasama luuletust. Kogesime, kuidas lumehelbeke täitub lugedes igaühe ainulise sisima tuumaga. Aga teisest küljest kogesime ka seda, kuivõrd täpne, kuivõrd ainuvõimalik on lumehelbeke oma öelduses. Kui sealt puuduks kas või üks koma, hüüumärk või 3 punkti, poleks sel enam samasugust maailma loovat mõju. Ühelt poolt minu sisim süvakogemus minust enesest, teiselt poolt luuletus kui keeleline ainuvõimalikkus. Ja kui need 2 asja kokku saavad, sünnibki lüüriline mina. Ehk siis, kui ma küsin uuesti, kuidas olla maastik, kuidas kohtuda lüürilise minaga, vastus on lihtne, tuleb pöörduda ja pöörduda iseenda poole. Ehk siis tuleb lugeda. Ja nüüd palungi lihtsalt välja otsida üks luuleraamat, mis teil käes on. Ja selleks, et kohtuda lüürilise minaga, võiksite otsida üles ühe luuletuse, mõnel võib ka peas olla, ja hakkame lugema vaikselt. Suur tänu, ongi kõik. Läheme ära, loeme edasi, võib-olla. Suur tänu Eliisele, Jaagule, Tartu 2024, Prima Vista, kõik, kes osalesid. Oli võrdlemisi tore. Kujundid lähevad tiibhobu orkestreerimisel oma teed, mõni kõikide vähesed paljud, igaüks isenese tarvis, ehk jõuavad mingil määral pärale. Hoopis teised kujundid elustuvad hiljemalt kella 7. Salongis algab lüüriline luulepidu lüürilise minaga. Ja linna peal räägitakse, et seal on võimalik kohtuda ka sisu ja vormiga. Nii sisu kui ka vormiga, kes tahab koos nendega kohtuda on võimalik, võib ka eraldi. Suur tänu, läheme ära, loeme luulet.